Tere jälle. Tere. Et konstitutsioonis on riigi konstitutsioonis on kirjas, et on mõttevabadus, on usuvabadus on ja selles mõttes, et kõik on võrdsed nagu riigiseadustes, et tahangi rõhutada, et pange tähele, et ärge olge kurjad teiste rahvuste ja religioonide peale, et tihtipeale inimestel on hirmud, mis need nagu selles mõttes nagu solmus ja viha kaudu aktiveeruvad, sageli teadmatuse kaudu on ju. Ja seesama teadmatus nagu nähakse tonti seal, kus seda ei ole tihtipeale on ju. Et kui teine inimene elab, et ükspuha kuidas ta elab, et kui ta sulle liiga ei tee, et ei ole sulle oht on ju. Aga kui sa näed tonti seal, kus seda ei ole on ju, siis on nagu aktiveerub inimeste vastureaktsioon nagu. Et kõigepealt peaksin tegema igaüks enda seespalt korda nagu. Ja sisemine korrastus hakkabki enda mõtete kaudu, et laskem lahti halbadest harjumustest või arvamustest, mida tuleb teistel inimeselt väljaspoolt nagu, kes nagu küllevad viha ja arusaamatust ja mõistmatust nagu. Et see näitabki need enda tõrkeid iseenda sees nagu. See tõrked on ka sama aktiveeritud hirmu ja solmuse ja viha kaudu nagu. Et neist saab üle nagu, et meid ei peaks huvita mitte miski muu, mis toimub, vaid see, mis toimub meie enda sees nagu. Et kui keegi seal mingi teise kultuuri inimene siin on, et sinuga kokku ei puutugi üldse, et kuidas ta saab sulle ohtlik olla või selles mõttes nagu, et mille pärast sa teda vihkad või ei salli nagu, teine rahvus või kultuur nagu, et ei saa ohtlik olla, et see sama kurjus on ka isikuline alati. See sama sinu enda seest aktiveerub see, kui sa hakkad teist inimest või kultuuri osa elementi hakkad provotseerima, et miks ta teeb nii ja miks ta teeb naa. Et see ongi sinu enda kurjus, mis pärast läbi provotseerimise ja nagu ellu ärkab nagu. Et nagu paljudel suurtel inimestel on kah selles mõttes nagu justkui nägemus nagu, aga nad näevad seda tonti seal, kus seda tonti tihtipeale ei ole nagu. Ja, et ärge kartkem nagu, et hirm on see, mis inimese harraks teeb küll, aga argus ongi see hirmu müüri taga on peidus nagu. Et inimesed on tihtipeale ikka heatahtlikud ja elavad oma elu nagu, aga me ei pea sekkuma teiste ellu. Kuidas me näeme, meid on ära nõrgestatud inimesi nagu, kes näevad selle hirme seal, kus need tegelikult ei ole, et öeldes, et hirmul on suured silmad tihtipeale. See on väga tõsi, et see nii on, et kui inimesel on hirm, siis tema mõistus nagu ei töötagi või hakkab nagu ellujäämise nimel töötama, et lihtsalt selle hirmu nähakse seal alati tihtipeale, kus teda ei ole nagu, aga et tuleks lahti lasta sellest hirmudest, vaadata natuke edasi nagu, et kuni sinuga keegi kokku ei puutugi üldse või ei suhtlegi isegi, et kuidas saab hirm olla on ju. Et kriitika on hea asi küll, aga see ongi, et küll peab enesekriitiline olema, et miks seda hirmu seal nähakse, kus neid ei ole nagu. Et olgem nagu avatumad kõigi kultuuride ja rahvastuse suhtes nagu, et kui oleks erinevad rahvused, siis on kui erinevat mõistmist ei oleks nagu, et alati ideed ja mõtted tulevad ka erinevat rahvustest nagu, et keeled on küll segamine, aga kui keelt ei mõista, siis eriti on see sildistamine ja häbimärgistamine, välja naermine, see on siis iseenda naerame iseenda üle tegelikult, kui nii teeme nagu, et kedagi nagu püüame halba valgusesse heita nagu, et jah, et olgu see näiline provotseering näiteks, et missugune tahes, aga et provotseerimine on ikka see, kui see siin isiklikult tuleb keegi nagu midagi selle sinu vabadust takistama nagu, et meil on vabadus näha kõike, me näeme seda headust ja näeme kurjust, aga see ongi enda vaba valik, et kui sa teleka lahti teed, see keegi käsi sulle telekat lahti teha, seda manipulatsiooni nagu alla neelata sealt. Et inimesed on tihtipeale manipulatsiooni ohvrid nagu,
kõiges nagu, et olgu see teleuudised või raadiost tulev informatsioon, et tihtipeale ollakse kinni kellegi ühes arvamuses nagu, alati on miljoneid erinevaid arvamusi nagu, et vaadake inimesel peale, kehakeele, see kõik miimika, kõik see räägib, kas on heatahtlik või see pahatahtlik nagu. Kui keegi kirves mööda tänavat ringi käis, ta ei saa sul ohtlik olla või nuga või mis iganes, et olgem nagu sallivamad rohkem nagu. Et üks pahakeeles otseselt, et näiteks ka see seksuaalne organisatsioon, mis on, et see ei tohiks kellegi asi olla, et las igaüks on nii, kui ta tahab nagu, et kui ta kellegi liiga ei tee, kedagi ei alluta, siis ei ole ju oht, et inimesed ongi erinevate arengutega, on see igas mõistmises ja mõttes nagu, et sõnast algab mõte nagu või ühest väiksest elemendist näiteks, et on saab olla ikka headus ja kurjus, et see on alati lõputu teema nagu, me räägime erinevatest platvormidest inimeste enda vahel, kui struktuuris on sees nagu see allutamine kurjus, siis on see struktuur ise juba nõrk nagu, kui ta töötab nagu läbi allutamise nagu ja alternatiive välja ei paku selle allutamisele nagu, et ilmselt peaksid olema selles mõttes sallivamad kõigi suhtes nagu ja ei tohiks nagu allutada kõigiks, see allutamine ise on ju vägivalla vorm nagu, et kui me oleme heatahtlikud ja selles mõttes ei lase ennast kõigutada igasugusel manipulatsiooni vormidel nagu, et inimesed on tihtipeale vassaadi orjad ikka, välise vassaadi orjad nagu, et see vassaad on isegi nähtamatu teise inimese arvamus nagu, mida ongi personaalselt alati alla neelatakse nagu, et kui nendest vassaadidest välja tulla, siis me leiame iseend ka lõpuks üles nagu ja saame nagu iseendaga tegeleda, oma asjadega nagu, et ei pea keskenduma sellele kurjusele nagu, mis ümberringi on nagu, et kurjus on nagu alati nagu on nagu ja aga kui mida vähem me ise headust välja peegeldame või kiirgame, siis seda vähem ka kurjus taandub nagu, et ise me provotseerime tihtipeale seda, keda kurjaks teha nagu, kui inimene provotseeritakse kurjaks, siis ongi see kurjus nagu aktiveeritakse nagu iseenda läbi provokatsioonide kaudu, et selle asemel, et nagu suhtlust taandada, peaks suhtlust nagu lihtsalt kahekoristama nagu. Ma rääkisin ka selles, et näiteks Ukraina sõja alguses saadeti diplomaadid välja, vastupidi oleks pidanud diplomaate juurde võtma, tuurima, mis toimus, miks on see, kuidas öelda, mis selles mõttes, mis konflikt, mis toimub, tõele jälile saada, et olgem ausad alati, et ausus ja heatahtlikkus on, et kuulata kõik ära, kõik osapooled, aga suletakse infokanalid hoopis ja diplomaid saadakse välja, siis hakatakse ju provotseerima ja iseenda tahet peale suruma, et see allutamine on erinevates vormides algus, võib näida heatahtlik küll, aga kui inimene ühelt otsast nagu nähtamatu pool nagu selle allutab ja survestab kedagi alternatiive välja pakkumata, siis ongi see kurjuse aktiivne sealt nähtamatuse kaudu nagu, et sama mõtte kaudu juba inimene nagu mõttes nagu kannab mingit viha, solvumist, et tuleb kõik neutraliseerida nagu, et see ongi ainult avatus ja avalikkus nagu selles mõttes suhtluses nagu dialoogides peab olema, siis saab ka see kõik selle paha nagu eemale tõugata nagu, või noh, ütleme seisma panna, et võib-olla paha vahel hea, aga see ongi see, et tuleks selle paha selles nii palju hea, et kui see kurjus nagu peatada ja seisma panna, et mõelgem kaasa palun ja siis andke kommentaarides märku, et mis te arvate nagu, et ma võin kohe iga asja kohta seletatust anda, et kuidas asjad tegelikult on, et aitäh hetkeks nagu ja jõudu jaksu.